BMW X5 saab pidada esimeseks sportšiibiks, mis sõitis nagu sõiduauto, pakkudes vabadust sõita kõikjale. Kui viimase aja värskemad BMW-d on saanud üha kummalisema välimuse, siis nende kõrval see värskendatud X5 näeb välja justkui klassikaline BMW. Ja minu arvates on tegemist tänasel päeval kõige nägusama BMW-ga. Tõsi, selle facelifti ehk siis mudeli värskenduse raames on siia ette tekkinud must paneel, kui on auto varustatud M-paketiga, siis on juurde tulnud uued LED-tuled, mis on nüüd ka musta sisuga, nagu siin on. Ka neerud on muutunud suuremaks ja muide neid saab sõidu ajal ka valgustada. See on muidugi lisaraha eest. Kaitseraud on teistsugune, nii ees kui taga ja taga on ka teistsugused tuled. Aga sisuliselt sellega ka selle auto välisdisaini muudatused lõppevad. Küll aga on see pistik hübriid teinud väga suure hüppe. Esiteks on bensiinimootor nüüd võimsam, teiseks on elektrimootor nüüd võimsam ja aku on kuni 25% suurem, mis tähendab seda, et sellel autol on klassi kõige suurem elektrisõidu ulatus ja seda lubatakse isegi kuni 110 kilomeetrit. Konkurendid jäävad üldjuhul alla 100 kilomeetri. Seega on X5-l vähemalt nende ees päris suur eelis. Ja neile, kellele pistik hübriid ei ole just meelepärane, neile pakutakse nii tavalist bensiinimootorit, tavalist diiselmootorit ja loomulikult siis on olemas ka pool M-mudel kui ka täis M-mudel ehk siis igale maitsele midagi. Esmapilgul ei olegi märgata, et pistik hübriidil oleks pagasiruum kuidagi väiksem. See on endiselt sama kõrge kui tavalisel X5-l, lihtsalt et siin pagasi põhja all olev laegas on oluliselt väiksem. Siin on natukene ruumi pisematele asjadele, aga mitte väga palju ja laadimiskaabel üldiselt ei mahu siia alla. Kotikinnituskonksud on olemas, luuk käib endiselt kahes osas lahti, mis on iseenesest äge, sest sa saad siia serva peale istuda, aga samas kui sa oled lühem inimene ja tahad siit tagantpoolt midagi kätte saada, siis see lihtsalt ei ulata. Premium margile kohaselt tegelikult on siin mõned puudused. Näiteks seljatugesid ma ei saa alla klappida siit pagasiruumist, vaid ma pean ümber auto jooksma. Ja seljatoed saab alla klappida siis 40-20-40 suhtes, aga seda siis sõitjate ruumist, nii nagu ma rääkisin. Seda rulood tuleb käsitsi avada ja iseenesest ei ole just kõige mugavam, samas konkurentidel käib see elektriliselt eest ära, aga jällegi, see auto on niivõrd palju vaikne, et sa ei pea isegi seda rulood kaasa võtma. Pagasiruumi mahuks märgitakse 500 liitrit, mis on enam-vähem sama suur kui GL-eelgi. Aga Q7-st natukene väiksem ja klassi suurim pagasiruum on üllataval kombel Porsche Cayenne'il. Haagise veovõime on sellel autol 2,8 tonni ja jällegi üllataval kombel on selle klassi kõige suurem haagise veovõime ikkagi Porsche Cayenne'il ja selleks on 3,5 tonni. Proovisõiduks oleva X5 50e mootoriruumist leiab 230 kilovatti ja 450 Newtonmeetrit arendava 3-liitrise ridakuus turboga bensiinimootori, mis ühendatud 8-käigulise Steptronic Sport käigukastiga, kus sees veel omakorda 145 kilovatti ja 280 Newtonmeetrit arendav elektrimootor. Süsteemi koguvõimsuseks märgitakse 360 kilovatti ja 700 Newtonmeetrit. Loomulikult on kõik mudelid aktiivse X-Drive 4-veoga varustatud. Akupaki kasutatavaks mahuks on 25,7 kilovatt-tundi, maksimaalne laadimisvõimekus 7,4 kilovatti ning aku täislaadimiseks kulub umbes 3 tundi. X5-le meeldib kiiresti sõita ja see tänab siin kohe algusest peale, kui sa hakkad sellega kiiresti sõitma, sest et see suur 2,5 tonni kaaluv auto on maaküljes nii konkreetselt, nii täpselt, nii hästi kinni. Kurvidesse läheb see auto meeletult suure kiirusega ja see õhkvedrustus saab suurepäraselt kere kaldumistega hakkama, auto maaküljes kinni hoidmisega hakkama. Rool, täpne, kiire, parajalt raske ja progresseeruv ülekanne,
täpselt samamoodi pidurid võimekad, tugevalt hammustavad selle auto seisma, pedaalitunnetus hea. No tõesti, kiiresti on selle autoga täitsa lust sõita. Samuti see mootor ja 8-käiguline klassikaline automatkast, need töötavad omavahel väga hästi. Nad saavad täpselt aru, mida on vaja teha, kui kiiresti on käiku vaja vahetada, millist käiku sees hoida. 0-100 kiirendatakse 4,8 sekundiga, nii et ma üldse ei imesta, miks X5 mehed teinekord natukene kiiremini sõidavad, sellepärast, et see auto tunneb ennast lõbusalt just siis. Tõsi, ma endiselt paneksin Cayenne'i selle klassi tippu, ehk siis Cayenne on see kõige kõrgem ladvaaun, mis siis sõidab selles klassis kõige paremini. Aga see X5 ei jää sellest väga palju maha, see on seal sabas väga hästi. Ja no kui ma toon nüüd siia võrdluseks GLE, siis GLE on tegelikult täiesti see teine kaalukausi pool, ehk siis mugavusele häälestatud ja see auto, millega siis just naudidki pehmet ja mugavat sõitu, kuigi GLE saab ka kiire sõiduga hakkama, aga ikkagi häälestus on GLE-l mugavuse poole peale ja 6.7 on pigem seal X5 ja GLE vahel selline kompromiss. X5 tagaistmel on tegelikult piisavalt palju ruumi, kuigi ma ütleks, et Q7 ja Mercedeses kui ka Porsches on tegelikult tagaistmel natukene rohkem põlveruumi. Pearuumi on siin küllaga, kõik näeb hea ja luksuslik välja, istmepõhi on mõnusalt pikk, enam ei istu nii kükakil nagu eelmises põlvkonnas, jalad saad esimeste istmete alla panna, materjalid viisakad, kõik näeb väga ilus välja. Küll muidugi ukse taskutesse eeldaks, et siin võiks olla kerge polsterdus, kas või näiteks kummimatki põhjas, et asjad siin taskus ei hakkaks kolisema. Aga tegelikult on need siin kõik kõvast plastikust. Käetugi on normaalne, see on suur, siin on oma laegas, siin on normaalsed topsihoidjad, 12 voldi pesa on siin olemas, USB-C laadimispesad, istmesoendused, vajadusel saad ka siia oma kliimapaneeli, nii et kõik eluks vajalik on tegelikult olemas ja selles autos on ka 3 Isofix kinnitust olemas. Isegi kui tahad selles autos siin keskmises istumiskohas olla, siis ka siin on tegelikult piisavalt palju ruumi minu suurusele täiskasvanud mehele ja jalaruumi on ka tegelikult piisavalt palju, kuigi see Cardani tunnel on tegelikult üsna lai, aga samas see ei ole liigselt kõrge. Huvitaval kombel ei saa selle auto seljatoe nurka reguleerida, aga sellest ei ole hullu midagi, sest istumisasend on mugav. Ja teine asi on see, et tegelikult see külje laiend siin on üsna massiivne ja kui siia autosse siseneda või väljuda, siis määrid suure tõenäosusega oma püksisääre ära, sest et jalg läheb lihtsalt siia vastu. Selle faceliftiga on X5 sisemus kõige rohkem muutunud ja siinkohal just see armatuurlaud. Nüüd on siia tekkinud 2 selliste pikka, väga selge pildiga kiiret ekraani. Multimeedia iseenesest, kui sa oled seda, ütleme, 2-3 päeva kasutanud, siis see on parajalt mugav, aga sõidu ajal sooviks, et need menüü ikoonid oleksid natukene suuremad, et oleks mugavam kasutada, et ei peaks nii palju tähelepanu just nendele menüü rägastikul olevatele ikoonidele pöörama. Ja no muidugi harjumist vajavad ka mõningad asjad. Näiteks see, et kui tahad tulede funktsiooni muuta, siis kõigepealt tuleb siia nupule vajutada ja siis tekib siia multimeedia ekraanile omakorda menüü, kus sa saad mingeid asju vahetada. Järgmine asi on see, et kui tahad püsikiiruse hoidja distantsi muuta, siis seda sa pead ka siit menüüs tegema. Õnneks tüütu piirkiiruse teavituse saad niimoodi välja lülitada, et hoiad Z-nuppu rooli pealt natukene pikemalt all ja see lülitub välja. Aga rajaabilise välja lülitamiseks pead sa ikkagi minema siia multimeedia menüüsse. Mulle meeldib ka see, et elektrilises režiimis on oma individuaalseaded olemas. Ehk siis ma saan elektrilises režiimis sõita näiteks sportliku rooliseadega või vedrustusega, aga samas sõita ökonoomselt ja keskkonnasõbralikult. Materjalid siin autos on kõik viisakad, mulle meeldib see avatud pooriga justkui ehne puit või see isegi on ehne puit.
topsihoidjad, korralikult paigutatud soojendusega, jahutusega, korralik juhtmevaba laadija, USB-pesad, kõik olemas, nii USB-A kui USB-C pesa, 12 voldi pesa. Mulle meeldib ka see, et rooli peale on jäetud füüsilised nupud ja siin keskkonsoolis on füüsilised nupud, et sa saad multimeediat ka kas või füüsilistelt nuppudelt juhtida. Küll ma ei ole fänn sellele valgustatud liistule, kus on noolekesed ja X5 kiri, sest et minu arvates selline premium-klassi luksusauto võiks olla natukene tagasihoidlik. Ja mulle meenutab natukene see liist sellist jõmmi, kes omab 2 numbrit väiksemat suure Armani logoga T-särki. Ehk näidata, et nüüd ma sõidan X5-ga. Mulle meeldiks tagasihoidlikkus. Harman Kardoni helisüsteem väga hea. Iste iseenesest suurepärane, mugav, toekas, väga laialdaselt reguleeritav, saad ka Quasimodo asendi sisse lülitada, ehk siis saad seljatoe kokku klappida peaaegu. Aga lõpuks ma muidugi harjusin sellega ära. Isiklikult sooviksin, et see istumisasend oleks umbes 10 sentimeetrit madalamal, et siis tekiks selline sportlik tunne ja loomulikult siis sooviks ka, et seda rooli saaks ka allapoole reguleerida. Aga sa harjud selle kõrgema istumisasendiga ära. Mulle meeldib ka selle auto näidikute paneel, sest et BMW on väga hästi teinud selle disaini. Kõik eluks vajalik on selgesti loetav ja see ei jää ka rooli taha varju. Kui sa oled selle kõrge istumisasendiga ära harjunud, siis tegelikult iga päev on seda autot väga mugav kasutada ja mulle meeldib, et selle autoga saab ka reaalselt akutäiega pikalt sõita. Ja mina sain oma proovisõidul elektriliseks sõiduulatuseks pea 90 kilomeetrit, mis on tegelikult väga hea pistikhübriidide seas. Ma mäletan, mõnda aega tagasi tegelikult sai pistikhübriidiga selline 30-40 kilomeetrit sõita. Nüüd saad sellega poole pikemalt reaalselt sõita. Ja siis, kui juba aku tühi on, sõidad sa hübriidrežiimis ja siis kulutab see auto kütust keskmiselt 7,2 liitrit 100, mis ei ole ju ka tegelikult suur number arvestades seda, kui suur ja raske see auto on. Ja muidugi mõned asjad on sellised, mis vajavad harjumist, näiteks nagu see püsikiiruse hoidja, ehk siis ma pean iga kord siit nuppu vajutama, et see aktiveerida. Ja siis ma saan edasi sõita distantsi jälgiva püsikiiruse hoidjaga või siis abistava püsikiiruse hoidjaga. Ja muide, need töötavad ka väga hästi, isegi ummikus. Sa saad üsna pikalt ummikus koha peal seista ja see auto hakkab teises sabas siis uuesti liikuma. Et ma nüüd konkurentide puhul ma ütleksin, et need aktiivse püsikiiruse hoidjaga ummikus, need nii kaua koha peal ei luba seista. Järgmine asi, mis mulle meeldib, et kaamerate pildid on teravad ja BMW-l on ainukesena selles klassis tagurdusabiline. Ehk siis, kui sa pead, sõitma kitsasse kohta, selgub, et see on ummik, vajutad nuppu, see auto tuleb täpselt samamoodi sealt välja. Minu arust üks väga geniaalne lahendus. LED-tuled väga hästi näitavad, ümberlülitused on kiired, tee on väga hästi valgustatud ja see elektrimootori ja bensiinimootori flirt selle käigukastiga on enamasti täiesti märkamatu. Bensiinimootor töötab ääretult vaikselt, sa isegi ei kuule, sa ei taju, kui see käima lülitatakse. Elektrimootor täpselt samamoodi, vaid vahel harva on tunda käiguvahetuse või siis mootorite ümberlülituste jõnksatusi, aga seda on väga harva. Küll kipub meie rööpasteedel see X5 natukene teed lugema, ehk siis paremale vasakule jõnksutama või siis nendes rööpates natukene ujuma. Aga see tuleb ka sellest, et siin on meeletult raiad rehvid all ja teiseks need on ka run-on flatid, ehk siis see on väga kõva küljeseinaga. Hinna poole pealt on muidugi BMW teinud väga kõva lükke, ehk siis Q7 on kindlasti klassi kõige soodsam, aga BMW on järgmiseks seal sabas. Baashinnaks on X5-l 86 000 eurot. Pistikhübriidi baashinnad algavad 105 000 eurost ja selline proovisõiduauto maksab 131 000 eurot. Nüüd, kui ma võtan siia võrdlusesse Cayenne'i, siis Cayenne maksab
baashinnaga võrdväärses pistikhübriidlahenduses sama palju kui konkreetne proovisõiduauto. Ja kui ma nüüd võtan võrdlusesse võrdväärse võimsusega Mercedese GLE, siis see on isegi baashinnaga kallim kui konkreetne proovisõiduauto, kus on 20 000 eest veel lisavarustust. Nii et see pistikhübriid X5 on väga hästi hinnastatud võrreldes konkurentidega. X5 omab väga häid sõiduomadusi ja klassi pikimat elektrilist läbisõitu, olles samas soodsam kui enamus tema konkurente.